Valge Maja kinnitas täna ametlikult oma täielikku poliitikapööret Ukraina suhtes ning Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium taastas kõik sanktsioonid Venemaa nafta vastu. Donald Trumpi esindajad teatasid, et venelased valetavad jultunud mingitest kokkulepetest Alaskal Trumpi ja Putini vahel. Ja täna tunnistas Venemaa välisminister Sergei Lavrov ootamatult, et jah, Venemaa tõepoolest vedas kõiki ninapidi peaaegu terve aasta, rääkides mingist Anchorage'is sõlmitud kokkuleppest. Ja täna teatab Lavrov, et USA riigisekretäri Marco Rubio sõnad selle kohta, et Putini ja Trumpi kohtumisel Alaskal ei jõutud ühegi kokkuleppeni, vajavad täpsustamist. Sest Kreml keeldub uskumast, et USA on neist selja pööranud. Varem teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et ametlikul tasandil on Washingtoni seisukoht Venemaa sõjas Ukraina vastu muutunud. Trump keeldus olemast neutraalne vahendaja ja nimetas end Ukraina pooldajaks. Ja täna taastas USA rahandusministeerium kõik sanktsioonid Venemaa nafta vastu, mis kehtisid enne Lähis-Ida sõda. Ja oluline on see, et selline Trumpi pööre toimub just praegu, enne NATO tippkohtumist. Selle kohta kinnitas alliansi peasekretär Mark Rutte, et eelseisval tippkohtumisel Ankaras 7. ja 8. juulil teatavad kõik liikmed millestki, mida Kremlit juhtib Vladimir Putin väga kardab. Näiteks, nagu eelmises saates räägiti. Te juba teate, et tänu NATO liikmete maksetele on Ukraina sõjaline eelarve sel aastal võrdsustunud Venemaa sõjalise eelarvega. Mida oli veel mõni aasta tagasi väga raske ette kujutada. Ja just selle taustal kutsub sõjameelne Jastrebannok Venemaa presidenti Vladimir Putinit üles lõpetama USA vahendusel diplomaatia ning alustama Ukrainas eskalatsiooni vastuseks Ukraina relvajõudude valusatele löökidele Venemaa vastu. Kuni tuumarelva kasutamiseni välja, et niikuinii pole enam midagi kaotada. Kuid samal ajal kuulutati Krimmis ametlikult välja eriolukord ning järjekord Krimmist lahkumiseks Kertsi silla kaudu ulatub juba 2500 autoni, aga mingil põhjusel pole Krimmi sisenemisel järjekordi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. See oli sissejuhatus, nüüd hakkame kõike üksikasjalikult arutama. Niisiis, Kreml ei suuda kuidagi šokis toibuda pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja isiklikult Donald Trump alustasid järsku pööret Ukraina suunas. Pealegi on kuumad pead Moskvas juba nii meeleheitel, et nõuavad Putinilt tuumalöögi andmist Ukrainale, öeldes, et olgu mis on, hullemaks enam minna ei saa. Vaatame selle olukorra kronoloogiliselt läbi, kes valetab, kes mitte ja kuidas venelased peaaegu aasta aega kõiki ninapidi vedasid, rääkides mingitest kokkulepetest Anchorage'is. Neljapäeval 25. juunil tegi Prantsusmaa president Emmanuel Macron olulise avalduse Washingtoni ametliku seisukoha muutumise kohta Venemaa sõjas Ukraina vastu. Ja Macroni sõnul kiitsid Ameerika Ühendriigid esimest korda heaks dokumendi teksti, mis tühistab nende neutraalse vahendaja staatuse ja kinnitab igakülgset toetust Ukraina riigile. Ta teatas, et sellest hetkest alates on USA nõustunud sellega, et nad ei ole enam neutraalne vahendaja Ukraina ja Venemaa vahel. Ei, nad võtavad selgelt konkreetse poole, see tähendab Ukraina poole. Lisaks poliitilisele deklaratsioonile kinnitab uus dokument, St. G7 tippkohtumise lõppdokument, konkreetselt Ameerika abi suunda. Ameerika Ühendriigid kohustuvad jätkama Kiievi sõjalist ja energeetilist toetamist ning suurendama sanktsioonisurvet Venemaale. Aga objektiivselt öeldes, kui Ameerika Ühendriikide positsiooni muutumisest räägib Prantsusmaa president või mõne teise riigi juht, siis võib sellistes järeldustes muidugi kahelda. Kuid täna tõestas Washington vaid seda, et Macronil oli õigus ja ta ei valetanud. Ameerika Ühendriikide naftasanktsioonid Venemaa vastu kehtivad taas alates tänasest. Pärast erandite lõppemist, mida ametlik Washington ajutiselt kehtestas seoses olukorraga Hormuzi väinas, on need nüüd tühistatud ja kõik. Ja nüüd on kõik Ameerika sanktsioonid Venemaa nafta vastu taas jõus. Lisaks sellele on Venemaa nafta hinnad järsult langenud, juba alla $50 barreli kohta.
ja vastavalt sellele see võimaluste aken venelaste jaoks on nüüd suletud. Tuletan meelde, et selle aasta 12. märtsil andis USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolliamet välja General License'i, üldise litsentsi, mis lubas Venemaa nafta ja naftatoodete tarnimist ja müüki. USA võimud andsid selle loa selleks, et leevendada nafta pakkumise puudujääki ja kõrgeid hindu, mille põhjustas Iraani poolt Hormuzi väina sulgemine. Hiljem pikendas Donald Trump seda sanktsioonide tühistamist mitu korda, kuid nüüd pole see enam vajalik ning kõik sanktsioonid Venemaa vastu on täielikult taastatud. Nii et Putini pidu ei kestnud kaua. Aga tõelise hüsteeria Kremlis põhjustas USA välisministri Marco Rubio avaldus. Ta teatas, et Vladimir Putini ja Donald Trumpi vahelised kokkulepped Anchorage'is, millest Vene ametnikud korduvalt rääkisid, ei ole tegelikult kunagi eksisteerinud. Ja venelased valetasid küüniliselt ning jätkavad valetamist. Eelmisel aastal augustis Alaskal, kus Venemaa president kohtus isiklikult Ameerika presidendiga esimest korda kogu Venemaa sõja jooksul Ukraina vastu, tehti Rubio sõnul vaid ettepanekuid. Tsitaat. Alaskal ei olnud mingit kokkulepet, oli vaid ettepanek, kuid kokkuleppele ei jõutud. Nagu öeldakse, otsustage ise. Kui oleks olnud kokkulepe, siis sõda poleks juba ammu olnud, mis on ilmselge. Oluline on meeles pidada, et Kreml ise pole kunagi täpsustanud, millised kokkulepped Alaskal saavutati ja mida täpselt Kreml nimetas Anchorage'i vaimuks. Kuigi allikad kinnitasid, et Vladimir Putin lähtus sellest, et Trump on nõus sellega, et Ukraina annab täielikult ära Donbassi, sealhulgas Donetski oblasti, mida Vene Föderatsiooni armee kontrollib endiselt vaid 80% ulatuses. Washington Posti allika sõnul nõudis Vladimir Putin Anchorage'is, et kõik 4 Ukraina oblastit, mille Kreml annekteeris 2022 aastal, antaks Vene kontrolli alla. Hiljem leevendas ta nõudmisi ja väidetavalt oli isegi valmis loobuma osadest Zaporižja ja Hersoni oblastitest ning rääkis mingisugusest territooriumide vahetusest. See tõesti arutati läbi ja tuleb tunnistada, et ka ameeriklased ei eita seda fakti, et sellist stsenaariumi arutati tõepoolest Alaskal. Ja täna tunnistas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et jah, tõepoolest, Alaskal ei olnud mingit kokkulepet, oli vaid Donald Trumpi ja Vladimir Putini vestlus, mitte midagi enamat. Ja kõik need avaldused Anchorage'i vaimust on lihtsalt tühjad sõnad tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Ja täna tunnistab Lavrov seda kõike. Sergei Lavrov ütles, et USA riigisekretäri Mark Rubio sõnad selle kohta, et Putini ja Trumpi kohtumisel Alaskal ei jõutud ühegi kokkuleppeni, vajavad täpsustamist. Lavrovi versiooni kohaselt esitasid USA Anchorage'is, kus Ameerika ja Venemaa presidendid kohtusid esimest korda pärast sõja algust silmast silma, väidetavalt oma ettepanekud sõja lahendamiseks ning Vladimir Putin nõustus nendega. Venelaste jaoks tähendab see juba kokkulepet. Enne seda tõi Steven Witkov väidetavalt mingid rahupakkumised Moskvasse ja pärast seda sõitis ta Alaskale, et neid Donald Trumpiga kooskõlastada. Ja nüüd tunnistab ka Sergei Lavrov ise, et jah, Anchorage'is arutasid Putin ja Trump ainult suuliselt neid ettepanekuid, mida Steven Witkov välja pakkus ja sellega asi piirduski. Lõpuks ei olnud mingit kokkulepet. Edasi toon Sergei Lavrovi täieliku tsitaadi ja kuulake seda hoolikalt. USA riigisekretär Rubio ütles, et Alaskan olid ainult ettepanekud, mitte kokkulepped Ukraina küsimuse lahendamiseks. Seetõttu polevatki aru saada, miks Moskva nii mures on. Asi on selles, et kui vaadata kogu pilti, siis mõned päevad enne Alaska kohtumist viibis Moskvas USA presidendi eriesindaja Steven Witkov, kes tõi need samad ettepanekud president Donald Trumpilt. Me hakkasime nendega tegelema. Venemaa Föderatsiooni president V.V. Putin lubas Alaska kohtumisel anda oma reaktsiooni, ilmselt nendele ettepanekutele, mille Steven Witkov Moskvasse tõi. Juba Anchorage'is, kui 2 presidenti istusid läbirääkimiste laua taha, hakkas Venemaa president Putin, vaadates Steven Witkovi, kes samuti kohtumisel viibis, loetlema ameeriklaste ettepanekuid punkt punktilt.
pärast iga punkti küsis Vladimir Putin president Donald Trumpi ja välisministri Mark Rubio juuresolekul Steven Witkoffilt, kas ta esitas õigesti need ideed, mida viimane oli eelmisel päeval Anchorage'i kohtumise eel Moskvasse toonud. Iga küsimuse peale vastas Steven Witkoff, jah, just seda ma pakkusingi, pidades silmas, et jah, just seda ma pakkusingi. Seetõttu, kui mu kolleeg Marco Rubio ütleb, et Alaskal olid ainult ettepanekud ja kokkulepet ei olnud, tekib mun küsimus selle kohta, mida me kokkuleppe all mõtleme. Kui üks pool, antud juhul Ameerika Ühendriigid, pani lauale oma ettepanekud kriisi lahendamiseks ja selle juurde lähenemiseks ning teine pool nõustus nende ettepanekutega, siis öelda, et siin hakkab Lavrov manipuleerima. Öelda, et nõusolekut ei olnud, ei tundu eriti elegantne. Ja ma märgin kohe ära, et nõusolek ja kokkulepe on diplomaatilises keeles täiesti kaks erinevat mõistet ja neid ei saa isegi kõrvuti panna. Sest kokkulepe on dokument, nõusolek on lihtsalt peaga noogutamine. See on samuti nõusolek faktiliselt. Ja nüüd hakkab Lavrov nende sõnadega väga osavalt manipuleerima. Jätkan tsitaadiga. USA riigisekretär Mark Rubio ütles samuti ühe Lähis-Ida ürituse ajal, et Ameerika Ühendriigid on valmis astuma sammu edasi ja mängima konstruktiivset rolli, kui neil selleks võimalus avaneb. Nagu öeldakse, ühendada pooled ja lõpetada see sõda. Just seda püüdis USA president Donald Trump 1,5 aastat teha. Kõike seda võib ilmselt lugeda kinnituseks sellele, et Alaskal olid Ameerika ettepanekud, mille me vastu võtsime. Aga tsitaat, mille ma just tõin, tekitab küsimuse juba teisest vaatenurgast, ütleb Lavrov. Ma pean silmas hiljutist riigisekretär Marco Rubio esinemist kongressi kuulamistel, kui ta ütles, et USA ei saa olla vahendaja, sest nad toetavad Ukrainat. Kui nüüd kõlab huvi selle vastu, et Ameerika Ühendriigid mängiksid konstruktiivset rolli ja ühendaksid pooled, siis see kõlab juba nagu taotlus vahendamiseks. Muidugi on vaja kogu selles olukorras selgust luua, kuid fakt jääb faktiks, ütleb Lavrov. Alaskal arutati Ameerika Ühendriikide ettepanekuid, mille Venemaa pool vastu võttis. Kui kogu see Lavrovi pikk tsitaat inimkeelde tõlkida, siis ta tunnistas, et jah, mingit kokkulepet ei olnud. Olid Steven Witkovi ettepanekud. Vladimir Putin istus ja luges neid ette Trumpile ja pöördus Witkovi poole ning küsis, kas ma ütlen õigesti. Witkov vastas, õigesti. Ja Putin ütles, põhimõtteliselt pole paha, ma olen nõus. Fikseerime selle ära. Venelased rääkisid peaaegu aasta mingist kokkuleppest Trumpi ja Putini vahel, mis saavutati Alaskal. Aga tegelikult, ja seda kinnitas just Lavrov, juhtus järgnev. Donald Trump edastas Witkovi kaudu oma nägemuse sõja lõpetamisest. Kiilakas diktaator Vladimir Putin nõustus sellega ja noogutas lihtsalt pead. See on kõik. Jällegi, Lavrovi sõnul toimus see vaid suuliselt. Ühtegi dokumenti, isegi mitte tavalist kommunikeed või kavatsuste memorandumit ei allkirjastatud. Ühtegi dokumenti ei allkirjastatud, seega ei olnud mingit kokkulepet dokumendi kujul. Oli vaid hüpoteetilise stsenaariumi arutelu ja nõustumine selle stsenaariumiga. Ja seda tunnistati lõpuks ka Kremlis. Kuid siin on samuti oluline mõista venelaste niinimetatud diplomaatia eripära, mis on kestnud juba palju aastaid. Kas mäletate Vladimir Putini ja kogu tema meeskonna valju karjeid selle kohta, et väidetavalt andsid ameeriklased 1990. alguses Venemaale lubaduse mitte laiendada NATO-t itta? Ja siis peteti venelasi ning ikkagi laiendati Põhja-Atlandi allianssi, kuhu? Itta. Nii et ei ole olemas ühtegi lepingut, ühtegi deklaratsiooni ega ühtegi kavatsuste memorandumit, mis kinnitaksid selliseid NATO kohustusi. NATO pole kunagi üheski dokumendis juriidiliselt lubanud, et ei laiene itta. Aga küsimus on, kus siis kõik need jutud on tekkinud? Nii et objektiivselt võttes Lääne pool tunnistab, et suulised kinnitused vestlustes kulisside taga olid olemas, kuid ametlikult rõhutatakse, et neid ei vormistatud õiguslikult siduvaks rahvusvaheliseks lepinguks. Ja just nii diplomaatia töötabki. Mitte ainult sõnades ega kättamisega, vaid kinnitati dokumendis.
peale selle käisid need arutelud Saksamaa taasühinemise ümber, mitte endiste Varssavi pakti riikide geopoliitilise liitumise üle. Venelased viitavad selles küsimuses James Bakeri suulisele avaldusele, mis kõlas kohtumisel Mihhail Gorbatšoviga 1990. aasta veebruaris Saksamaa taasühinemise läbirääkimiste kontekstis. Ja tõepoolest, seal kõlas lause, et nad ei kavatse minna idapoolsele alale. Nüüd püüavad venelased esitada Vladimir Putini ja Donald Trumpi suulist vestlust kui mingit õiguslikult siduvat kokkulepet. Aga see oli vaid vestlus, mitte midagi enamat, rõhutan veel kord. Isegi kavatsuste protokolli ei allkirjastatud, mitte midagi. Ja Lavrov tunnistab täna, ütleb, et jah, nad tegid ettepaneku, Putin nõustus. Aga isegi Lavrov, püüdes nende mõistetega žongleerida, kinnitab, et jah, mingit kokkulepet ei olnud. Ning siin me tõdeme, et Vladimir Putinit peteti, tüssati ja visati taas üle. Ja selle taustal kirjutab Reuters, et sõjameelsed kullid kutsuvad Venemaa Föderatsiooni presidenti Vladimir Putinit üles lõpetama selle USA vahendusel toimuva diplomaatia ja alustama eskalatsiooni Ukrainas, vastuseks Ukraina relvajõudude valusatele löökidele Venemaa vastu. Nende kullide arvates, nagu märgib agentuur Reuters, rikkus Washington oma lubadust saavutada sõja lõpp Kremlile soodsatel tingimustel. Ehk siis venelased tõesti uskusid, et kui Trump neile suuliselt ütleb, ma aitan teid, siis nad võtavad seda kui kokkulepet, päriselt. Aga üleskutsed karmideks sammudeks pole tegelikult midagi uut. Venemaal on sõjameelsed hääled ka varem nõudnud uut mobilisatsiooni, Euroopa sõjatehaste ründamist ja isegi taktikalise tuumarelva kasutamist. Kuid need nõudmised on taas tugevnenud ja teravnenud pärast Ukraina sõjaväe kaugmaaru löökide seeriat, mis tabasid Krimmi ja Moskvat, põhjustades riigis tõsise bensiinikriisi ning sundides Krimmi võime kuulutama poolsaarel välja eriolukorra keset turismihooaega. Selleni jõuame kohe veel. Ja siin, et illustreerida meid sõjameelseid meeleolusid Moskvas, toon ma tsitaadi hüsteerilisest telekanali TV omanikust. Tsargrad, mille omanik on Konstantin Malafeev ja tema ütles järgmist. Mis veel peab juhtuma enne, kui me hakkame tõeliselt sõdima? Sõda tähendab võitu iga hinna eest. Miks me ei kasuta tuumarelva, mille meie esivanemad just selleks otstarbeks välja töötasid ja kogusid? Kuulake, kas te kuulete neid noote? Malafeev räägib siiani seda jama, et me pole veel isegi sõdima hakanud. See pole veel päris sõda. Just, see pole päris sõda. See on ju erioperatsioon. Miks nad siis äkki kasutavad sõna sõda? Ja nüüd on uus laine neid, kes tahavad tuumarelva kasutada mässama hakanud, sest nad arvavad, et Peterburi lolli Vladimir Putinit peteti ja visati jälle üle. Nad ütlevad, et Donald Trump rikkus mingisuguse džentelmenide kokkuleppe, mis sõlmiti Alaskal. Aga siin on küsimus, kas Putinil on üldse millegagi veel lüüa peale tuumarelva, mida ta muide kunagi ei tee. Samal ajal triivib Krimm tasapisi Venemaa orbiidilt eemale. Venemaa poolt määratud võimud, niinimetatud annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli võimud, teatasid täna ametlikult eriolukorra kehtestamisest poolsaarel. See tähendab, et Krimmi vabariigis kehtestatakse eriolukord. Kangelaslinnas Sevastopolis ja Krimmi vabariigis kehtestame eriolukorra. Kehtestame regionaalse tasandi eriolukorra nii vabariigis kui ka linnas. Kuid olukord kütusega on kõige keerulisem. Tahaksin öelda, et täna võetakse tarvitusele meetmeid ka presidendi korraldusel, mis on piisavad selle küsimuse lahendamiseks. Kui kaua see aega võtab, ei saa ma praegu täpselt öelda. Ja milline on tegevuskava, seda ma avalikult välja öelda ei saa. Siiski tegutseme. Keegi ei seisa niisama paigal. Mis puudutab elektrikatkestusi, siis kahjuks, arvestades vaenlase droonirünnakuid, ei ole võimalik kõike hoida graafikus, mis kõiki rahundaks. Sageli need graafikud, mis avaldatakse, ei ühti tegelikkusega. Ja ütlen veel kord, me läbime selle raske aja koos. See pole lihtne, midagi sellist pole kunagi varem olnud. Ametlikult kehtib eriolukord Krimmis alates 26. juunist kell 13.00 Moskva aja järgi ja kestab kuni olukorra paranemiseni. Selle režiimi ajal on Krimmi võimudel õigus piirata liikumisvabadust, peatada ettevõtete töö ja korraldada elanikkonna sundevakueerimist. Enne seda teatasid Ukraina võimud Krimmi isoleerimisest Venemaast ja poolsaare muutmisest saareks.
selleks võtsid Ukraina relvajõud droonide abil esmalt föderaalsel maanteel R280 toimuva liikluse tegeliku kontrolli alla, mida venelased nimetavad Novorossijaks ja mis ühendab Rostovi oblasti annekteeritud Krimmiga läbi okupeeritud Ukraina alade. Selle tulemusena tekkis poolsaarel kütusepuudus, mis juuni keskpaigaks süvenes ning tanklates peatati lihtsalt bensiini ja diislikütuse müük tavakodanikele. Jah, kordan veel kord, Krimmis ei saa tavalised inimesed füüsiliselt bensiini osta. Samal ajal Ukraina droonide jätkuvate rünnakute, massiliste elektrikatkestuste, kütusepuuduse Krimmis ja raudteeühenduse piirangute taustal Venemaaga. Krimmi poolsaare poolt Kertši silla juurde viival teel on juba tekkinud järjekord, kus on peaaegu 2500 ehk 2500 autot. Ma lihtsalt märgin, et veel 2 päeva tagasi oli seal järjekorras 600 ehk 650 autot. Nüüd on juba 2500 ehk 2500. See näitab, et soovijate arv Krimmist põgeneda kasvab pidevalt. Muide, Krimmi sisenemisel Krimmi silla kaudu on täielik vaikus. Soovijaid peaaegu polegi. Imelik, miks küll? Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamused ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha tehes annetuse mõne lingi või rekvisiidi kaudu, mis on selle video kirjelduses. Seal on muide ka link meie kinnisele kogukonnale Pitchi Inside Patreonis, kus me arutame erinevaid teemasid, mis siin YouTube'is ei ilmu. Seal vastan ma ka teie isiklikele küsimustele. Seega minge liituge ja toetage seda kanalit. Olen teile selle eest tänulik. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.